Oleme siis taas kord siin jõe peal, vara hommikul, nädala sees on hea käia, siis rahvast vähem, nagu siin on olnud viimastel päevadel, koha on aktiivsemaks muutunud ja selliseks edukamaks landitüübiks on taas kord jälle vana hea veesabaga silikon. On siis töötanud selline porgandivärvi ja selline valge, mis on nagu kõige paremini hetkel töötanud. Kui siin mõned nädalad tagasi põhiliselt oli nagu, vähemalt minul oli edukamateks landitüüpideks uus Lucky Johni Bad Shadow ja töötasid paremini nii roheline kui selline naturaalne toon. Siis jah, nüüd viimastel päevadel on ikkagi vana hea veesaba olnud kasutuses. Millist ritva ma nende püügiks kasutan? Black Sense Faron 28 on täpselt paras sükene siin Pärnu jõe peal püüdmiseks, et siin landi need raskuspead jäävad enamasti 10–18 grammi vahele, et arva kui 20 näiteks on vaja kasutada, kui tõesti veevool on väga kiire, et reeglina on ikkagi 10, 12, 15 grammi raskuspead. Et ei ole siin selliseid suuri raskuseid nagu näiteks Emajõe peal vaja kasutada. Ja siis selleks ongi näiteks Faron 28 näiteks ideaalne. Peal on siis Balseri Sirasu rull. Ma ei ole nagu päris nii rahul, et ta ei ole kõige kallim rull ega mingi sükene, aga oma töö teeb ära. Et see sidur siis nagu see ei reageeri nii hästi kui võiks. Et ta pigem nagu, et on kas liiga kinni või siis jälle juba liiga lahti, et ta võiks nagu sujuvamalt toimida. Muidu laias laastus hinna ja kvaliteedi suhte koha pealt on nagu väga okei komplekt, mille saab nagu igaüks endale soetada, et alustada siis kohapüüki näiteks Pärnu jõe peal. Ei tasu ära unustada ka meil siin, et ei ole ainult see tavaline tšigipüük, vaid saab ka dropshotiga. Ja selleks on mul kasutusel Salmo, see on siis G27. Samamoodi tavaliselt need dropshoti raskused jäävad ikkagi selline 10–15–16 grammi, et ei ole Pärnus väga suuri vaja, et harva kui suuremaid. Ja siis see ritv on 2,54 on pikkus. Siin tavaline haspelrull peal, dropshot rakendus, konks pealiini peal, siin Floro nagu see Floraliin. Siia läheb siis dropshoti konks, millele samamoodi need näiteks veesaba landid külge, et konks läheb siit ainult ninast. Et olen näinud, kes on pannud kuskilt külje pealt siit mingisugune sükene aretus, siis see ei toimi. See varjab selle konksu ära ja kala ei jää siia külge, et tuleb ainult siit nina juurest külge panna. Ja ongi rakendus olemas. See jääb niimoodi ilusti siia pealiini peal ja siis ta seal vees juba ise teeb oma mängu. Minul on see pikkus on sükene, ma arvan, et 90 senti umbes. Täiesti ideaalne Pärnus püüdmiseks. Kõrgus saab muidugi muuta vastavalt vajadusele, et kas siis natukene suuremaks või väiksemaks. Kui ma nüüd tšigipüüki teen, siis kasutan seal ees sellist Floro 04 läbimõõduga. On päris tugev, et juhul kui peaks siin mõni haug otsa jääma, et siis need haugi hambad ei hammustasid kohe läbi. Säästab seda, et landikadus oleks väiksem. Teiste lantide puhul olen ka pannud, et veel lisa stingeri. Et on olnud juhuseid, kus tulevad siis nagu ei võta nagu päris ilusti nagu seda ära, et tunned, et nagu naksab ainult kuskilt sabast. Aga kui siin nüüd seda konksu ei ole, siis kalad ei jää otsa sinna niimoodi, et hammustab sul siit sabast ja tunned, et mingi võtt oli, aga külge ei jäänud. Selleks on olemas täiesti valmis juba stingerid erinevate pikkustega. Kiirkinnitusega saab panna ilusti siia tinapea juurest kinni. Siit on ilusti näha, kus on see kiirkinnitus aas. Kui nüüd erinevate lantidega püüda, siis saab kiirelt selle siit eemaldada ja panna teisele landile külge.
ei pea olema niimoodi, et igal landil on see stinger küljes, vastavalt vajadusele saab neid vahetada. Selle landi puhul siin on kasutatud kruvipeaga raskuspead, et keerad siia selle kruviga landi sisse ja siis lisad talle siia kolmiku. Ei ole nagu tal eraldi seda nagu tavaliselt sigi peal üksik konks. Ja seda on samamoodi väga lihtne siit, kui tahad lanti vahetada, keerad selle siit, võtad siit selle kolmiku ära ja keerad landi küljest ära ja võid selle mingile teisele landile külge panna. Ei lõhu seda lanti ka ära, saab väga lihtsa vaevaga vahetada erinevaid raskuspäid, aga konks näppu ja koha püüdma.